kes oleks võinud arvata, et me oleme jälle köögis tagasi. Arvatavasti kõik mu karantiini videod hakkavad köögis olema või vähemalt nii kaua, kuni mu enda kodukene valmis saab ja see ei ole veel valmis. Seega nii kaua me teeme mu vanema köögist videot. See taust on jälle õudne. Taust on päris. Me oleme köögis, mida sa ikka siit ootad, eks ole? Tänane video on väga lamp. Samas ma ei ütleks, et mu teised videod nagu mitte lambised oleks. Eelmises videos mul kommenteeriti väga palju selle kohta, et ma vehin kätega liiga palju. Ma vabandan, ma proovin seda tänases videos mitte nii palju teha. Kuna ma olen oma vanema juures, siis ma leidsin väga palju vanu pilte. Ja ma mõtlesin, et kuna mul niikuinii mingit teist videoideed ei ole, ma jagan teiega neid vanu pilte, sest need on üpris toredad, to say the least. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et saame nagu lähedastemaks. Ma ei tea, kas on eesti keel. I will save the best for last. Oi, mis siin taga kirjas on? Minu esimene sünnipäev. Sain 1-aastaseks. 1-aastasena ma raudselt oskasin kirjutada seda. Ma tahan lihtsalt teile näidata, kui kaunis ma olin oma esimesel sünnipäeval. See ei saa mu esimene sünnipäev olla. Mu sünnipäev on 23. oktoober ja siin pildi peal on jõulukuusk. Seega nagu either my parents tähistasid jõule oktoobris või see jutt siin taga, mis ma olen kirjutanud, on lihtsalt täiesti vale. That is me! Katt on suust väljas. Ma näen välja nagu mul oleks marutaud. Meil on siin teine pilt ka, kus ma olen hästi-hästi pisike ja ma vannun, ma olen olnud kõige koledam beebi üldse. Ma ei saa aru, miks mu vanemad võtsid mu haiglast koju kaasa. Kui mina sünnitan lapse, ta näeb siuke välja. Not gonna happen. Nagu ma ilma naljata ei ole koledamat last näinud. Ma olen nii punane selle pildi peal. Future kaaslane, kui meie saame lapse, siis see laps näeb selline välja. Selline. See laps näeb selline välja. Vabandage, see ei ole laps, see on teemon. Meil on siin üks pilt. Oh my god. Need on mu kõige lemmikumad pildid üldse. Need ma panen oma Tinderi profiili pildiks lihtsalt. Those thick feet. Vaadake neid jalanõusi. Kui te neid jalanõusi mäletate, siis te olete reaalselt OG-d. Mis müts mul peas on? Kas see on see müts, millel nagu propeller peas oli, mis nagu? See müts on something else. Samas nagu vaadake üldse tervet seda outfit. Also, siin on nii palju rohelist. Wow, tänapäeva maailm can't relate. Oh my god. Mul on siin üks pilt, kus ma olen nii kole, aga ma olen nii rõõmus selle pildi peal. Ma olen nii kole. See inimene siin pildil võib olla kas mingi 2-aastane laps või väga väike 40-aastane. Olete te näinud seda filmi, seda The Orphan? Pere lapsendab endale 9-aastase lapse ja siis pärast tuleb välja, et see 9-aastane laps on tegelikult mingi 40-aastane naine, kes lihtsalt skämmib peresi. See pilt on täpselt samasugune. Minu vanemad said endale tütre. Mingil põhjusel said need endale hoopis 40-aastase lapse. Kohutav ja ma ei taha seda rohkem vaadata. Mul on siin paar... Kui te olete mind nagu mõnda aega jälginud, siis te teate, mul on siuke laul nagu Kuidas olla cool. Pani selgamüts ja prillid, kui sa saia pannil grillid, aeg on hüüda, jõu. Nuttu õue jookseko. See muusikakeel on minus alati olnud, et ma olen hämmastav laulja, ma olen hämmastav pillimängija, ma oskan nii paljusid pille mängida. Sa ütled mulle mingi A-moll, ma tean täpselt, millest sa räägid. Siin on üks pilt, mis kohe nagu näitab, et see muusikakeel on minus juba väiksest lapsest saati olnud. Ma ütleksin selle pildiga isegi, et nagu Inger, vaata ette. Aga mul lemmikasi selle pildi juures ei ole isegi nagu mitte see kitarr, see hiiglaslik kitarr, mida ma arvasin, et ma oskan mängida, vaid mu lemmikasi selle pildi juures on need varbad. Nagu need fucking varbad. Nagu terve mu outfit on lihtsalt ikooniline. Sul on nii legendaarne outfit. Miks ei ole sul sokke jalas? Sidney, kus on su sokid? Kas te näete sarnasust ka või? Ma teeks nagu kitarriga selle sama pildi, aga mul ei ole kitarri. Mul on siin pilt, kus ma olen oma vennaga ja jõuluvanaga. Mingil põhjusel on see pilt nagu pastakaga üles oditud. See tegelik põhjus, miks ma teile seda pilti näitan, on see, et ma näen siin nii ilus välja. Selle pildi ma olen mingi okei, ma saan aru, miks mu vanemad mind nagu ära ei andnud. Miks ma enam siuke välja ei võiks näha. Ja mingil põhjusel on mu nägu suht ära soditud. Ma ei tea, kas see oli mu vend, sest ta on lihtsalt kade, et tal nii armas õde oli. Ma olen positiivne, et see on niimoodi, sellepärast oligi. Aga nagu vabandage, see laps on nii freaking nunnu. Tema ka, aga vaadake teda. Ma arvan, et see on väga ebaviisakas, et ma enam selline välja ei näe. Mul on üks teine pilt ka, kus ma nii ilus olen. Ma vaatan seda pilti, ma nägin siuke välja, ma olin nii ilus. Miks mu piik oli mingi 7-aastaselt? Palun vaadake, kui ilus ma selle pildi peal olen. Mul on mõni pilt veel ära. Nendest osad on uuemad, ma ei ole nii pisike nende peal enam. See on nagu koolipilt. Siin pildi peal, nagu te näete, mul on väga ilusad pärlid siin kaelas. Ja need pärlid sain ma oma vanavanematelt. Ja ma mäletan, meil oli pildistamispäev, ma panin uhked riided selga. Peale seda pildistamist ma läksin otse meie klassiruumi tagasi ja ma ei tea, mis juhtus. Kõik need 110 000 pärlid, mis siin on. See must osa on pärlid, need kõik olid üle terve mu klassi laiali. Ja siis mina pidin üksinda need kõik pärlid kokku korjama. Mul oli nii häbi, mul oli nii piinlik. Vaadake, kui armas see laps on. Excuse you. Siis, kui ma veel fat and ugly ei olnud, ma nägin siuke välja. Ja siis ma vahel mõtlen, et miks mul ei ole boyfriend. Võib-olla sellepärast, et su elu parimad aastad olid siis, kui sa olid 9. Ma teen nalja selle üle, aga tegelikult see on nii kurb. Ma ei taha neid pilte vaadata enam. Tead, ma arvan,
et siia lõppu on nüüd väga õige hetk võtta see pilt, mille ma jätsingi viimaseks. See pilt kirjeldab mind väga hästi tänasel päeval ja tol hetkel ka. Ma arvan, et te saate ise ka aru, millele ma siin viitan, eks ole. Ütlen ausalt, ei näe erinevust. Sama inimene, sama välimus, kõik on sama. Alati, kui kuskil sünnipäevadel või asjadel olid nagu näomaalingud, siis ainukene asi, mida ma endale tahtsin, oli klouni nägu. Igal sünnipäeval, kus ma käisin, kui neil oli näomaaling, mina lasin ennast klooniks teha. Ma teadsin, et minu piik oli tollel ajal ja ma lihtsalt tuleviku mina jaoks tegin seda klooni näomaalingut. Ma loodan, et teile siuke lambine, lihtsalt siuke nagu throwback video meeldis. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage seda like nuppu ja kui teile see video absoluutselt ei meeldinud, kui teie arvates ma olin sama kole laps, nagu ma enda arvates olin, kui te tahaksite põlema panna selle isiksuse, kes nendel piltidel oli, siis ikkagi vajutage seda like nuppu. When she's funny, superior humor ja kindlasti subscribe'ige mu kanalit, kui te tahate, aga te ei pea, aga te võiksite. Followge mind ka Instagramis ja ma loodan teid näha oma järgmises videos, mis loodetavasti tuleb varsti. Aitäh, see on võka!